lühida jutukese lõbusas sellest, kuidas hiljuti pisut persse lendasin. Oma sugu kirge tahtsin jagada kahe naisega. Üks oli peenike, teine vahva paksuke. Talle ligi ajamiseks viina võtsin natuke. Lõpuks pika jutu peale kaasa ikka tuli minuga. Tuuli ka mina seal liinades ja vahetatud voodi juurde külmad joogid juba asetatud. Kõik oli valmis seatud pika kepituuri jaoks. Aga paraku ilma ohtu aimamata asi untsu läks. Kuradi ma kepiga ta otse mulle padja peale tühjaks lasi oma mao. Läksime siis mudinal, minu juurde ludinal. Trepist üles kobinal, uksest sisse rüsinal. Riided seljast reibisime maha otse jooksu peal. Mina alles umbe läinud kingapaela pusisin. Nemad vetsus korda mööda põisi tühjaks kusisid. Korraga kuid miskit tullu häälitsust kuulda oli seal. Tuuli ka mina seal liinades ja vahetatud voodi juurde külmad joogid juba asetatud. Kõik oli valmis seatud pika kepituuri jaoks. Aga paraku ilma ohtu aimamata asi untsu läks. Kuradi ma kepiga ta otse mulle padja peale tühjaks lasi oma mao. Paksukene vaarudes, seinu mööda taarudes. Minust mööda nikerdas, voodi juurde tuterdas. Looma moodi inises ja lõõtsutades sinna seisma jäi. Aru sain ma kohe, kuid ei jõudnud teha midagi. Trullikesel lõuga mööda alla valgus ribagi. Ahastavalt karjatada korraks vaevu jõudsin vaid. Tuuli ka mina seal liinades ja vahetatud voodi juurde külmad joogid juba asetatud. Kõik oli valmis seatud pika kepituuri jaoks. Aga paraku ilma ohtu aimamata asi untsu läks. Kuradi ma kepiga ta otse mulle padja peale tühjaks lasi oma mao. Otse mulle padja peale tühjaks lasi oma mao.